Puhas sport tähendab minu jaoks laiemalt üleüldse ausat mängu. Et meil on mingisugused reeglid, milles me oleme kokku leppinud ja me järgime neid, et on need siis võistlusreeglid, on need antidopingu reeglid, mis iganes, aga me kõik järgime neid reegleid. Puhta spordi väärtustamine ühiskonnas on oluline seetõttu, et noortel oleks võimalus saada kangelaseks. Tippsportlased on tänapäeva kangelased ja näha, et sinna on võimalik jõuda, ausal teel, puhtal teel, see on ühiskonna jaoks üleüldse oluline. Sportlane on tavaline inimene, ta ei ole mingisugune monstrum, kes laseb enda peal inimkatseid teha. Täpselt samamoodi nagu on tippkokad näiteks, et samamoodi tavalised inimesed lihtsalt oma ametis äärmiselt pühendunud. Miks ma peaksin keelatud ainete tarvitamise kiusatusele vastu panema? Enda jaoks tuleb lihtsalt läbi mõelda, et miks ma üldse sporti teen ja mis mu eesmärgid on. Et kas tõesti mingisugune medal või mingisugune parem koht on väärt, et ma rikun ära oma tervise, et ma valetan, et ma petan ja pean selle koormaga siis tänapäeval ka aastaid elama ja kogu aeg ootama, et kas tuleb välja, ei tule välja. Et lihtsalt selgeks mõelda, et miks ma tegelikult sporti teen, kas sellepärast, et saada hea emotsioon, et olla tugev ja terve või sellepärast, et iga hinna eest saada mingisugune kaheldava väärtusega tulemus. Noorsportlaste harimine selliste väärtuste teemal, see ei ole ühekordne üritus. See on kindlasti järjepidev pikaajaline töö, et üleüldse selline puhta ja laiemalt ausa mängu väärtustamine, et see oleks igal juhul au sees. Noortespordi treenerite peamine eesmärk on ikkagi kasvatada tugev, terve, mõistlike väärtushinnangutega noor inimene, mitte ilmtingimata tippsportlane. Kui sportlane on psühholoogiliselt tugev ja ka muidu hästi valmistunud, siis tal ei ole neid keelatud aineid tegelikult vajagi.